külje all elab perekond, kes on tahtmatult Eestis nii tuntud, et on olnud hetki, kus nad pole saanud rahulikult poes toidukraamigi osta. Kui öelda nimi Markus Ansberg, siis tunnevad seda lõikavat valu tuhanded inimesed, sest 17-aastase poisi mõistatuslik kadumine puudutas Eestis 100 000 inimesi. Markuse ema Marika töötab piirivalves ja Markuse isa Marek puidufirmas. Lähme venna pingi juurde. Täna on nende peres 2 last, 20-aastane Margot ning 4-aastane Marta. Kuid 2015. aastal ei olnud pesamuna Marta veel sündinud ning selles majakeses elas perekond tol ajal 4. Pere vanimale lapsele 17-aastasele Markusele oli Võru linna võetud üürikorter. Poiss käis jalgpallitrennis ja tihti toimusid need õhtuti ning siis oli mugavam linna jääda. Saatuslik 24. oktoober 2015 oli reede. Järgmisel päeval oli selle pere maailm pea peale keeratud. Esimesena lõi häirekella Markuse isa Marek. Marek helistas mulle, et kuule, ma üritasin Markust kätte saada, aga vastu ei võta. No siis esimene asi saatsin talle Markusele sõnumi, et kuule, võta issi telefon vastu. No ei võtnud. Ja siis läksingi netti, vaatasin, et oli eelmine päev, oli kell 11, oli viimane kord, mis sees on, 11 läbi midagi. Ja siis ma mõtlesin, see ei ole normaalne, sest ta teades Markust, siis ta oli poole ööni netis. Selles, et üks noormees laupäeva hommikul kohe ema-isa telefonile ei vasta, ei peaks olema ju midagi kummalist. Kuid ema Marika aimas halba otsekohe. Kummaline tunne tuli arusaamatul moel, sügavalt sisemusest, otse südamest. Sest esimesest minutist, kui see möll lahti läks, ma teadsin, et midagi on juhtunud, midagi hirmsat on juhtunud. Ja siis mees tuli koju, tütar tuli koju, ütlesime veel Margotile, et ma juba ütlesin Margotile, et ole hea, ole sa kodus, et me lähme issiga, sõidame linna, vaatame, et kas äkki ta on korteri juures. Siis ma juba nutsin. Võtsime üürikorteri teise võtme, läksime sinna, lootsime veel viimase minutit, äkki tõesti magab. Ja kui ma selle magamiste ukse lahti tegin ja voodi oli tühi, siis oli kõik. Siis ma teadsin. Selleks, et mõista, mis toimus reede ööl vastu laupäeva, kaardistame 17-aastase Markuse käigud, mis eelnesid noormehe dramaatilisele kadumisele. Reedel 23. oktoobril otsustas Markus, et jääb õhtuse jalgpallitrenni tõttu Võrru üürikasse. Ja siis ma too õhtu talle kirjutasin, et ma hakkan töölt ära tulema, et äkki ma tulen nagu linnast läbi, et võtan su peale. Ei, emps, et mul algab ju trenn, et homme hommikul issi töölt tuleb, Markil oli laupäeval lõunani töö, et siis ta tuleb, võtab mind peale. Ja siis ma veel küsisin, et sul nagu raha on. Ei ole eriti, pani naeru näo. Mõtlesin, kas ma saadan. Ei, et ma käisin purksi söömas, et mul ei ole vaja, et külmkapp on süüa täis, et ma homme nii tulen ja koju. Linnas oli teise seltskonnaga aega veetmas ka Markusest 2 aastat noorem õde Margot ning plaan oli järgmisel hommikul isa Marekiga kõik koos koju minna. Ja Margot siiamaani, kui tal vahepeal see nutt peale tuli, siis ta nutab ja ütleb, et ma tunnen, et ma olen süüdi. Mõtlesin, millest sina süüdi oled? Ma oleks võinud vennale öelda, et venna lähme koju. Mõtlesin, aga kas ta oleks sind kuulanud? Ta ei oleks sind kuulanud, keegi ei tule selle peale. Mõtlesin, aga ta oleks sind lihtsalt öelnud, et mul on trenn, et ma ei lähe. Ja siis nad olid õhtul Maximas käinud poes ja siis olid läinud Markuse juurde. No seal oli siis toimunud see väidetav joomine, et võeti seal siis napsu. Siis oligi see, et kui palju need rääkisid, kui palju Markus oli ära joonud. Seda, kui palju Markus tollel reedel alkoholi tarbis, ei tea me tänaseni. Et Markus oli joonud ära 1,5 liitrise džinni ja pitsi viina. Mõtlesin, Markus, kes näeb välja nagu 12, kui ta oleks selle ära joonud, oleks surnud olnud. Fakt on aga see, et pärast kaaslastega korteris aja parajaks tegemist oli noormees kell 21.00 jalgpallitrennis kohal. Treener ei märganud midagi kummalist. Ta ei puudud mitte kunagi, see pidi ikka väga suur häda olema, kui ta puudus. Ja nüüd ka, siis järelikult tuligi välja, et siis teised seal sõbrad jõid ja Markus ootas kella 9 ja läkski trenni ja kainena läks trenni, nagu treener ütles. Ja siis ta läks trenni, seal kedagi kohale ei tulnud, 2 tükki olid. Treener ütles, et jätame täna trenni ära ja siis ta saatis veel siin sõpradele selle sõnumid, et kurat küll, et ma lähen trenni jääb ära ja nüüd ma pean hakkama koju kõndima. Koju Markus ka jõudis.
Noh, siis tulid jälle mingid poisid tema juurde, siis nad olid seal kella 11-ni ja siis oligi see, et kõigil olid mingid omad plaanid tal sõpradel ja siis Markus siis sai see kutse siis sinna Koreli tänavasse. Markusel lihtsalt tollel päeval oligi see, et sõbrad olid linnast väljas, mul õepoiss, kellega ta kõige rohkem olid Pärnus ja siis tal oli õhtul igav ja ta lihtsalt hakkas netist otsima, et kelle või noh, et mida tehakse. Ja siis seal samas seltskonnas üks tuttav tüdruk siis ütles, et tule siia ja aga noh, ta oli seal peol ainult 45 minutit. Markus otsustas, et veedab ülejäänud õhtu oma sõpradest eraldi ja läheb tuttava tüdruku kutsel peole. On oluline märkida, et see nädal oli olnud Markusele erakordselt raske, sest just mõned päevad tagasi oli poisi isiklikus elus toimunud kurb pööre. Markus oli läinud esmaspäeval oma tollasest tüdruksõbrast lahku ja see tüdruksõber postitas pildi teisest peost. Ja siis peale seda, kui üks poiss talle näitas, siis Markus oli hakanud nagu jooma. Ma selles suhtes usun, et kui need noored ütlesid, et seal nad pakkusid Markusele napsu, et no kindlasti ta võttis. Ma ei ole mingi siuke üüberema, et mu laps ei joo. Kindlasti ta võttis. 12:30 ajal siis väidetavalt ta oli seal ilma sõnagi lausumata ära tulnud. Siis üks tuttav oli talle helistanud, et kus sa oled? Ta ütles, et ma olen säästumarketi juures, siis oli veel seal säästumarket seal nurga peal. Ja see oligi viimane kõne. Ja pärast me nägime ainult kaamerast, kuidas ta lihtsalt sihitult kõndis neid kõrvaltänavaid. Ja ta lihtsalt kõndis sihitult, ta kõndis oma üürikorterist mööda. Ja mis alusel? Et võt see ongi see, mis mind nagu väga vaevab. Kuhu, kui kaua ja miks Markus niimoodi lonkis, pole teada, sest 6 aastat tagasi polnud Võru linnas veel pooltki nii palju kaameraid kui täna. Igatahes sellele peole Osula külas, kus pidutses tema eks-tüdruksõber, noormees ei jõudnud. Nende aastate jooksul on ema Maarika peast läbi käinud must miljon oletust, kuid kinni haarata pole endiselt mitte millestki. Ma olen kogu aeg seda mõelnud, kui ta oleks läinud ja temaga oleks juhtunud mingi õnnetus, ta oleks kuhugi kukkunud, kuskile jäänud, kukkunud vette. Ta oleks pidanud välja tulema. Ta oleks pidanud leitama, sest me elame selles suhtes nii heas kohas, et meil on siin seene, marja, metsad, ümbruses inimesed müttavad. Meil on sõdurid, kes teevad siin oma õppusi, käivad siin ringi. Kus kohas? Nii loogika kui ka ema süda tahtis uskuda, et keegi pidi ju ometi midagi tollel ööl nägema. Keegi pidi midagigi märkama. Sest tegelikult me ju ei tea siiamaani, kuhu suunda ta läks. Oli ainult üks poiss, kes ütles, et ta tuli Olerexis söömast ja ta siin Jalatsi vabriku juures sõitis nagu mööda ja tundis Markus ära. Tema oli ainukene inimene terve Võru linna peal, kes tundis Markus ära, kusjuures seal klubi Tartust vaadates neid pilte, seal seisid inimesi väljas, kui Markus sealt mööda läks. Keegi, ma saan aru, inimestel on vaata oma tegemised, aga ta paistis välja nagu 12. Ta oleks nagu ta oleks pidanud nagu natuke tähelepanu äratama, aga uurija muidugi sellest loogiliselt, et vaata inimesed ei taha pahandust. Siiski polnud mitte ühtegi kindlat niidiotsa, mis oleks andnud usaldusväärselt kätte suuna või piirkonna, kust Markust otsida. Vihjeid ja võimalikke seoseid tuli äkitselt tuhandeid. Meil on öeldud kogu aeg, et nii suurte mastaapidega, nagu Markust on otsitud, ei ole mitte kedagi otsitud. Ja kui me ei ole leidnud, võt siis mul tekib selline tunne, et seal peab olema keegi, kes seda aitas kaasa. Ma ei räägi üldse, et see pidi olema mingi vägivaldne planeeritud, aga nagu ma üritasin uurijale ka öelda, aga äkki sõitis talle keegi otsa, kui ta seal sihitult kõndis. Äkki ajas ta keegi alla, ehmatas ära, viskas peale, viis kuhugi. Uurijad, tavaline, ei hakka keegi sul seal mingit laipa tassima. Mõtlesin, et see on sinu arvamus, sa ei tea, mis inimeste peas toimub. Või teine laks on see, et hääletas. Võib-olla üks versioon, mis on, võib-olla ta tõesti see, kuna tal see niinimetatud eks-tüdruksõber oli seal peol Osulas, võib-olla ta otsustas, et ta lähebki Osulasse. Võib-olla läheb häälega.
no võib-olla hakkaski minema, võib-olla hääletas, võib-olla keegi isegi võttis peale, lasi lihtsalt suvalises metsas maha, sest ta ei osanud võib-olla öelda, kuhu ta minna tahab. Ja sinna ta jäi, keegi ei tule sulle ju tunnistama seda. Keegi ei julge enam tunnistada. Seni pole ükski versioon leidnud vähimatki kinnitust, kuid ema Marika süda ütleb, et tema poja kadumise põhjus on siiski kellelegi väga hästi teada. Nii palju ma usun, et keegi teab midagi. Markuse kadumise järel kumises kogu Võru mõistmatuses ja segaduses. Äkitselt tundus see väikelinn nii põhjatu ja ohtlik. Aga milliseid pingutusi tegi ema Marika omal käel, et poeg üles leida? Kui teravaks kiskusid suhted Marika ja politsei vahel? Ning mida oli selle kõige kohta öelda Eesti tuntuimatel selgeltnägijatel? See selgub juba pärast pausi. Markus Ansberg jäi teadmata kadunuks 2015. aastal, 24. oktoobril, reedel vastu laupäeva Võru linnas. Linna lähedal maal elavad Markuse vanemad ei saanud poega hommikul telefonitsi kätte ja kihutasid halba aimates kohe Võrru üürikorterisse, kus ei olnud mitte kedagi. Ema Marika võttis asja esimesest hetkest alates väga tõsiselt ja seetõttu käivitusid koheselt ka intensiivsed otsingud. Tulemusteta päev lõppes aga Markuse vanaema juures. Ja siis ma muidugi minu emale ei julgenud üldse öelda. Lõpuks siis õhtul läksime mehega kahekesi ja õde ka tuli. Ja siis istusime maha ja ütlesime vanaemale, et Markus teie on kadunud, et keegi ei tea temast midagi. Ja siis läkski see trall lahti. Esimene asi, mis me mehega ütlesime, oli see, et me ei anna alla. Me lähme hambad ristis, aga me lähme edasi ja teeme kõike nagu Markuse jaoks, Markuse pärast. Ma tean peresid, kes on peale seda lahku läinud, ma tean, kes on jooma hakanud, kes on muud moodi lihtsalt alla andnud, aga meie otsustasime, et meie alla ei anna. Ja siis läksime politseisse, sealt helistasime kõik haiglad läbi. Pandi see otsimiskuulutus Facebooki ülesse. Nüüd meil tuli esimene öö tuli üle 200 otsija. Meil oli õhtul, tänavad olid rahvast täis. Politsei juba kutsus meid korrale, et alaealised ei tohi väljas olla, et minge laiali. Aga siis lõpuks saime nii palju kompromissid, iga alaealise pundis oli siis üks täiskasvanu. Ja siis too õhtul me lihtsalt siis otsisimegi trepikodasid, prügikaste, igasuguseid keldreid ja... Kogu Võru linn oli rohkem ärkvel kui kunagi varem. Pühapäeva hommikul jätkati. Ema oli kindel, et tuleb tegutseda kogu aeg ja ilma puhkuseta. Hommikul saime uuesti seal kokku, siis tegime juba meie otsingu, see oli pühapäeva hommik. Tegime meie otsingu, tulid kõik tuttavad, jagasime tänavad kõik ära ja siis kõik läksidki lihtsalt niimoodi. Kõik, mis vähegi lahti käis, trepikojad, katuseluugid, et ühesõnaga, et kõik nagu kontrollisime ära. Ja siis politsei tegi siis suure otsingu esmaspäeval. Ja esmaspäeval siis oli helikopter, siis olid, kõik olid nagu selles suhtes välja aetud, siis olid ka meeletu rahvast. See on puud ümber maja. Kuid kõik tundus asjata. Markus oli täiesti jäljatult haihtunud, täiesti, kuni äkki saabus lootustandev telefonikõne. Kas see oli äkki teine päev või oli 3. päev, kui olime otsimas ja siis helistati, et Markuse moodi poiss tuleb Tartu poolt mööda maanteed nagu siiapoole. Ja siis mul oli niimoodi, et ma mõtlesin, et kas tõesti või. Ja õemehega siis hüppasime autosse, hakkasime sõitma. Siis ma olin täpselt niimoodi, et võt nüüd ja kohe ma saan oma lapse kätte. Ja siis tuli politseilt teade, et politsei võttis ta juba peale, et kahjuks ei ole Markus, et on mingi vanem nagu meesterahvas. Ja siis langes see maailm uuesti jälle. No tegelikult ma vaatasin seda nagu mingit mängufilmi pealt.
me nagu robot hommikul üles, otsima tagasi, kõiki asju ajasime, no täiesti nagu robotid. Õhtul tulin, pleed üle pea, mind ei huvitanud, kas maja oli köetud, kas söök oli, ma lihtsalt nutsin hommikul üles ja niimoodi circa 3 kuud. Ööl vastu laupäeva jäi Võrus kadunuks 17-aastane Markus, kelle otsimisega on politsei nüüd tegelenud terve nädalavahetuse. Tänaseks on poisi otsingutega hõivatud ligi 200 inimest, kuid siiani pole teda leitud. Tahtmatult olid Markusest ja tema pereliikmetest saanud kuulsused. Ema lootis, et see aitab Markuse leidmisele kaasa, kuid tegelikult hoopis lisas täiendavaid pingeid. Markus, sa näed, kuuled mind. Palun tule koju. Muud midagi. Palun tule lihtsalt koju, ema isa ootama. Õekene ootab. Meie Markus peab kuskil olema. See tähelepanu oli siukene, et me läksime poodi, näiteks 3 kuud oli kuskil mööda, siis tulidki jõulud. Mõtlesin, et lähen käin nagu poes. Ma ei julgenud osta sealt mitte ühtegi asja, sest et ma kuulsin juba selja tagant, kuidas inimesed sosistavad, kuule vaata, et see on see kadunud Markuse ema ja ka politseiga kiskusid asjad pingeliseks, sest sealt avalikkusele antud info ei tundunud emale sugugi õige. Kui me selle politseisse läksime, siis mis meil esimene asi, mis meil väga haiget tegi ja pärast ka lehes kirjutati, oli see, et see on ju esimest korda Markusel nagu purjus olla. Ja kui muidu ükskõik kelle kohta me midagi ütlesime või küsisime noorte kehta, siis on see ei tohi avalikustada ja siis on ajalehes suur artikkel, kuidas Markus on ennegi politsei sinna kainenema viidud. Ja siis kui mina helistasin, et halloo, aga kas teie võite nagu panna ja kes see ütleb, et ta oli sellel õhtul purjus, leidke üles, tehke testid ja siis pange, et ta oli purjus. Ja käisin tal 1 öö järgi, tuli sõbra sünnipäevalt. Kõik seal, loomulikult tal 17, ta ei kanna. Ja siis oli politseile vahele jäänud, viidi siis ja mulle helistati, ma läksin järgi. Tunnistan, ta 17. Et meil oli pikk jutu ajamine sellel teemal ja hoolimata sellest, et ema Marika töötab politseiga samas institutsioonis piirivalvurina ja püüdis seetõttu politseid igati mõista, ei olnud tema hinnangul nende pingutus kaugeltki mitte piisav ja seetõttu jahenesid suhted uurijatega päev-päevalt. Kui meil oli mingi koht, mis oli vaja läbi otsida, läksime politseisse jälle, sinisilmselt. Me tahaksime, et kas me saaksime mõne koer, meil ei ole Eestis, nüüd on, aga siis tollel ajal ei olnud ju laibakoeri, tegelikult ei ole meil on otsingukoerad. Kas me saaks mõne otsingukoera? Meil ei ole koeri, meil ei ole ressursse. Mul sõbranna ajas välja, meil oli 4 koera. Igal otsingul tulid meiega 4 koera kaasa ja nad ütlesid, et ärge üldse läbi selle politsei asju ajaga, et me tuleme vabatahtlikud. Üheks Marika jaoks häirivaimaks asjaoluks sai see, et politsei ei näinud võimalust ega vajadust kriminaalmenetluse alustamiseks. Ja ma usun, et nad on tööd teinud, aga nende võimalused olid ikka väga piiratud. Kuna nad ei otsustasid, et nad ei algata kriminaalmenetlust, siis sellega seoses jäid väga palju, nad küll ütlevad, et see ei ole mingi võluvits, et mis aitab, aga siis ongi see, et mina kui emana tunnen, et järelikult ei ole kõike tehtud. Ja kui 6 aastat saab kohe mööda ja ei ole isegi ühtegi nagu niidi otsakest, mis nagu, oleks mingigi vihje või nendepoolne variant, aga ma saan aru, inimene kaob metsas, kaob maanteel, inimene kaob keset linna, praktiliselt keset linna. Ja kui nad sellepärast ma nagu mõtlengi, et kui isegi niimoodi ei leita, siis ma ei imesta absoluutselt mitte millegi üle. Meie uurijaga, kui me suhtlesime, siis ma talle tookord ütlesin ka, et sul lihtsalt ei vedanud sellepärast, et sa olid tookord tööl. Ja sina pidid selle asjaga tegelema, aga oled sa elu sees ühte inimest otsinud? Ei ole. Ja et ma arvan, et inimese otsimine on natuke midagi muud kui mingit kadunud auto otsimist. Marika jaoks ei lahenda ükski vastus praegu nagu seda, kuni ta ei saa teada, mis Markusega juhtus. See on täiesti inimlik.
politsei jaoks see otsing kestab siiamaani ja meil on väga suur lootus, et me saame mingi hetk vähemalt natukenegi selgemaks, mis Markusega sel ööl juhtus. Ja seda enam, et Marika, Markuse ema, on politseinik, see on meie töötaja ja Markus on meie politseiniku laps. Siis igas mõttes nii emotsionaalselt kui selle töö mahu suhtes on see väga keeruline uurimine olnud. Politsei hinnangul poleks kriminaalmenetluse algatamine midagi muutnud. Me oleme teinud parima, mida me oskame, mida me suudame. Siin on olnud vabatahtlikud kaasatud Kaitseliit, Kaitsevägi ja kahjuks me ei ole keegi jõudnud tulemuseni. Ja kriminaalmenetlus ei oleks praegu kuidagi seda tulemust lähemale toonud. Sisuliselt oleme teinud palju rohkem, kui kriminaalmenetlus üldse ette näeb. Kuigi Markuse leidmiseks on kasutatud praktiliselt kõiki võimalikke vahendeid, siis on ometi politseil usk, et ühel hetkel noormees siiski leitakse. Tihtilugu tegelikult kõik need müsteeriumid, mis tekivad, lahenevad ja kui me neid tagantjärgi teistpidi vaatame, siis on kõik väga selge. Näiteks ma võin tuua ühe väga kurva juhtumi Sakust, kus noor poiss jäi kadunuks ja ta leiti 7 aastat hiljem oma kodu lähedalt ühest kortermajast, keldriboksist mumifitseerununa. Ehk siis need kohad üldiselt ei ole mingid müstilised või salajased, me lihtsalt ei ole keegi jõudnud sinna õigesse kohta. Võimalike Markuse kadumise stsenaariume ja kohti on läbi käinud kümneid ja kümneid. Üheks tõenäoliseks peeti ka uppumist Võru linnas asuvasse Tammula järve. Tammula on ju samamoodi, kui nad väidavad, et läks Tammulasse. Kui öeldi Tammulas, et ootame kevadel, ma ütlesin, ei jää ootama. Palgake tuukrid ja hakkame otsima. Ma ei jää ootama mingit kevadet või suve, et kuna ta välja tuleb. Politsei kehitas õlguts, neil ei ole ressursse. Nemad sellega ei tegele. Et meie asi ei ole nagu teie olete see asutus, kes peab sellega tegelema. Välistama, et teda ei ole seal vees. Ja siis, kui me oleme selle välistanud, me lähmegi edasi. Me ei jää ootama, et kas ta on seal vees või teda ei ole. Kuid politsei kinnitab jätkuvalt, et kõikidesse Markuse juhtumiga seoses tulnud vihjetesse on suhtutud täie tõsidusega. Ühe versioonina käidi välja, et võib-olla ta jäi auto alla. Et jällegi ühtegi sellist füüsilist tõendit tuvastada ei õnnestunud, mistõttu see ei ole eriti tõenäoline praegu. Arvestades seda olukorda, milles Markus oli, siis väga võimalik, et me peame otsima veel maastikult edasi ja paraku on niimoodi, et kuna me tänaseks ei ole tuvastanud Markuse asukohta, siis kõik on otsinud täiesti valest kohast. Mingid juhtumid, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma, on sellised, mille kohta me lõplikku tõde ei saa kunagi teada. Küll kindlasti ei taha seda lootust ära võtta, sest on võimalus, et me mingil hetkel ikkagi saame teada või saame rohkem teada. Ma ei tea, võib-olla ma teen kellegile liiga, aga ma arvan, et meil Eestist liiga kergekäeliselt loobutakse. 1-2 nädalat intensiivsed otsingud, intensiivsed küsitlused ja siis kõik vaibub ja siis kõik pered jäävadki oma murega üksi. Markuse vanemad ja lähedased võtsid aja möödudes ise otsingutes üha aktiivsema rolli. Nende püüdlusi toetas sihtasutus Kadunud, mida juhib Aare Rüütel. Rääkisime Aarega. Aarel tulid see Tartu, see Merimark, need sukeldumisklubi. Poisid tulid vabatahtlikult välja. Terve päev, poole ööni. Vaatsid kõik muda, kõik filmisid läbi. Ja ma ütlesin veel Aarele, et ma maksan kinni kütte, kõik maksan kinni ja nad ei võtnud muga sentigi. Väga palju on selliseid inimesi. Algus meie roll oli see, et organiseerida vabatahtlik otsima ja otsida maastikul teda, kuigi ta kaob ära linnas öösel. Ja see roll muutus siis, või tähendab, see ei olegi õige on nii öelda, et tänaseni ei ole see roll muutunud, me endiselt otsime Markust. Meil on küsimus, kus ta on. Seal me oleme otsinud koos partneritega ära Võhandujõe, Korelioja, Tammula järve,
meremõõdukeskusega sõitsime ja mõõtsime ära kogu Tammulajärve põhja nii-öelda reljeefi. See sektor linnast on, ma võin öelda, et seal on ära käidud kõik tühjad hooned, keldrid, pööningud, kõrvalhooned. Piinavatele otsimistele lisaks tuli Markuse emal võidelda ka täiesti fantastiliste kuulujuttudega tema poja elukommetest. Siin läksid need jutud peale kadumist kohe laiali, et ta oli mingi narkomüüja ja sõitis mingi mustade tumedate džiipidega ja no kõik, kes Markust tundsid, need nagu naersidki, et ta oli laps. Ta oli küll 17, aga ta oli kasvult väike. Ja teiseks ta oli ikkagi täiesti, ta ei olnud üksinda isegi, ma ei tea, Tartus või kuskil käinud. Kõige selle järel tundis Marika end vajuvat üha sügavamasse auku ning ta hakkas kahtlema kõigis ja kõiges, sest tunnistajate ütlused olid tema jaoks vastuolulised ja see kõik tundus nagu üks halb unenägu. Ma palusin politseil teha tollele seltskonnale narkotestid. Naljakas, kui see on, ma teadsin 4 aastat, et tehti narkotestid, aga need olid negatiivsed, sest politsei mulle väitis, testid olid negatiivsed. Mina kui piirivalvetöötaja küsisin kõikide narkokoerte juhtide käest, kui palju näiteks kanep on organismis, sest need poisid, 2 poissi tunnistasid mulle sõbrannal üles, et nad enne minekut tarvitasid kanepit. Neil oleks pidanud näitama, kui nad koha peal ei tarvitanud, siis neil oleks pidanud näitama. Ja ma teadsin 4 aastat, et mina olen peast segane, et no ma ei tea, tehti narkotest, see ei näidanud. Ja siis, kui me nüüd siin 4 aastat hiljem selle poisiga kokku saime, läks jutuks, hakkasin küsima, on meil ei tehtud narkoteste. Ja kui ma uurija käest lõpuks läksin, istusin maha, ma nõudsin, mis toimub. Sa ütled, et ma ei usalda teid, ma ei saa teid usaldada. Ma ei saa teid usaldada, kui te 4 aastat vaatate mulle lihtsalt silma sisse ja te valetate. Selle peale tuli, mis see muudaks, mis see oleks muutnud? Aasta pärast Markuse kadumist jäi Marika lapseootele. Naise hinges valitses endiselt tohutu segadus ja tühjus, kuni äkki juhtus midagi ootamatut. Perekond oli kokku kogunud hulga sõpru ja vabatahtlikke ning kammiti läbi Tammulajärve kaldaid. Siis ma otsin tookord Martat, ma olin suure kõhuga. Käisime otsimas, siis leiti pruun jope. Ja see hakati aheliku pidi, kõigepealt küsiti Mareki käest, et kas see on Markuse jope. Mehed ju ei tea väga riietest midagi, mis lapsel seljas. Ja siis, et mina olin viimane ahelikus, kuna ma olin suure kõhuga. Ja siis hakkas see jope nagu minu poole liikuma, kõik saatsid järjest edasi ahelikus. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, ära ole Markuse jope, ära ole Markuse jope, ära ole Markuse jope. Te olete vaatamas TV3 uut dokumentaalprojekti Kuhu nad kadusid. Tänases saates räägib oma poja Markus Antsbergi kadumisest tema ema Marika. Markus jäi teadmata kadunuks Võru linnas aastal 2015. Aasta hiljem olid Markuse meeleheitel vanemad ema Marika ja isa Marek taas läbi kammimas Võrus asuva Tammulajärve kaldaid. Võeti ahelikku ja juhtus midagi ootamatut. Leiti pruun jope. Ja siis hakkas see jope nagu minu poole liikuma, kõik saatsid järjest edasi ahelikus. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, ära ole Markuse jope, ära ole Markuse jope, ära ole Markuse jope. Et siis tuli kohe see vastukäik, et ise ma loodan, et ta leitakse, ma loodan, aga siis hakkab see vastupidine. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, ma ei taha, et see oleks Markuse jope, ma ei taha. Ja see muidugi ei olnud Markuse jope. Ma tunnistan ausalt, mul oli ikka selliseid mõtteid, et see oli nii valus, et ma mõtlesin, et parem oleks, kui mind ei oleks, et me ei jõua seda valu kannatada. Aga siis ma mõtlesin oma mehe peale, ma mõtlesin oma vanema tütre peale, mõtlesin, ma ei saa nii egoist olla, ma ei saa neile seda teha. Oma ema lähedaste peale. Ja siis oligi, ei jäändki muud üle lihtsalt. Lihtsalt ajada ennast jälle üles ja see hommikul voodist üles tulemine on väga raske.
Markuse otsimine on läinud üha keerulisemaks. Piinavate sundmõtete tõttu on koos abikaasaga satutud lausa eluohtlikesse olukordadesse. No ma räägin, et me oleme sihukestes kohtades otsima käinud, et mees sukeldus kuskile mingi vana veski alla. Ja no oligi see, et välja ei tule. Noh, kõigume, vastu ka ei ütle. Mõtlesin, no nii, nüüd on nagu järgmine läinud, et me käisime sihukestes. Ja siis me käisime mingis talus, kus oli niimoodi, et kui ühe sammu astusid, siis oli sihukene lihtsalt auk. Aga õnneks keegi nägi ära. Ja siis oligi niimoodi, et siis üks mul sugulane siis tollel võeti jalgadest kinni, siis taskulambiga lasti ta siis sinna augu kohale, ta siis vaatas sealt seest. Et see oli hullu maja, mis me tegelikult, me oleme käinud metsas mingeid kraave lahti kaevamas. Me oleme käinud, kõige õudsam on see, kui me saime vihje, et Munamäe Jalamil seal mingi vana kännu all. Maa oli külmunud, meie Maarekiga selle sapööri labidaga kaevasime külmunud maad. Noh, siis oli siuke, mõtlesid, et mida iganes. Kõik vihjed, mis tulid, kõik vihjed me kontrollisime. Me oleme circa 6 aastat hiljem täpselt samas punktis, mis me olime 24. oktoober 2015. Kuidas mitte keegi ei näinud Markust sellel ööl. Suur häda viis Marikaga selgelt nägijate juurde. Selles polnud midagi imelikku, sest naine oli suur nõidade uskuja. Eriti imetles ta selle teemalisi telesaateid. Ma olin väga suur Venemaa selgeltnägija saate fänn. Mul mees naeris kogu aeg, ütles, et see on lavastus. Saad sa aru, see on lavastus. Mõtlesin, see ei saa olla lavastus. Kuidas see saab vaata, kuidas nad paugutavad? Riide värvi ütlevad ka ära. Teleekraanilt oli Marika näinud imesid ja nüüd oli ta kindel, et saab ka Markuse saatuse teada. Ja nüüd, kui meil on see asi käes ja ma olen pöördunud kõigi Aleksander Šepsi poole, Merilin Kerro poole, Ilona Kaldre poole, no ma ei räägi nendest Eesti väiksematest selgeltnägijatest, no need on kõik. Ja sealt ei tule nagu mitte midagi. Üks räägib, et on vees, teine räägib, et on metsas, üks ütleb, et maha jäetud hoones, ainult alguses lahmivad, pärast võtavad oma sõnad tagasi ja kõige lõpus nad ei võta isegi enam telefoni vastu. Nad ei suhtlegi enam. Ja siis meedias siis räägivad, nagu oleksid meiega ühenduses siiamaani ja nad teavad, mis juhtus. Üks oli mul näiteks Ilona Kaldrega. Et alguses ta kirjeldas meile kõik, et tapeti, kuidas tapeti. Siis hakkas vaikselt see niimoodi hääbuma, siis ta üritasime mingit kohta saada, kus me nagu võiks otsida. Mõtlesingi, et mul tegelikult siiamaani mul ei ole tähtis, mis juhtus. Ma olen kogu aeg öelnud, mul on tähtis üles leida. Ja siis lõpuks ta ei võtnud enam telefoni vastu ja siis ma jätsingi selle sinna paika ja siis mingi natuke aega istusin nõe pool, vaatasime uudiseid ja siis uudistest lihtsalt pommitas. Et tema teab, mis juhtus, et see oli õnnetusjuhtum, on teadjaid ja sellega oli kogu lugu öeldud. Это важно, потому что есть люди, которые реально знают, что с ним произошло. Еще раз хочу сказать, что его никто не убивал. Üritasin talle helistada, nagu selgitus saada, et mis see nagu siis oli. Viimane lootuskiir oli Marikale see, et ehk oskab keegi piiri tagant midagigi Markuse kohta öelda. Sobiv juhus saabuski, kui Tallinnasse tuli oma raamatut esitlema Venemaa selgeltnägijate tuleproovi populaarne võitja Viktoria Raidos. Me ei ole ühelegi selgeltnägijale maksnud, ma olin nõus maksma Viktoria Raidosele 45 minutit, 500 eurot. Ma ütlesin, kui juba nii võimas tuleb siia raamatu esitlusele, et korjasin rahad kokku, mina lähen, võtsin töö juurest, küsisin kõik vaba päeva, rääkisin Eesti esindajaga, tema siis pani paika, mis päeval me siis kohtume, helistab mulle võõras number tagasi ja siis tema räägib, et tema on siis Viktoria Raidose esindaja, et tema helistas mulle kolmapäeval 2 korda Moskva numbrilt ja kuna mina telefoni vastu ei võtnud, siis nad andsid mu aja lihtsalt ära. Ja siis ma juba mõtlesin, et siin ei ole nagu väga, väga loogiline.
lasin kõik kolleegidel, kes spetsialistid vaadata, no, vaadake mu telefoni, öelge, kas mulle on siia tulnud 2 Moskva kõnet, ma peaks ju nägema neid. Ei ole. Helistasin uuesti tagasi ja sama jutt lihtsalt raiusid, käis. Me helistasime teile, te ei võtnud vastu ja ühesõnaga tehti nii peenelt ära, et aga väga paljud on loobunud sellest, sest alguses on lubanud ja pärast loobunud ja ma arvan, et see on lihtsalt selle taga, et nad üritavad netist otsida infot ja kui seal nagu mitte midagi siukest ei ole, siis nad parem ei hakkagi nagu lahmima. Kadunud inimeste puhul on enamike selgeltnägijate leivanumbriks lihtsalt teade, et kadunud ise ei soovi, et neid üles leitaks ja just sellepärast ei saagi mitte midagi teha. No nad väidavad et umbes, et sellepärast, et ma ei leiagi, et Markus ei taha, et teda leitakse. No ma ei usu seda, et ta ei taha, et teda leitakse. No siin ei olegi ju muud ütelda, mis sa selle peale nagu ütled, kui keegi nagu ei oska aidata, niin see ongi kõige lihtsam ütelda, et ta ei taha, et teda leitakse ja et ta blokib ära ja ta ei näita meile ja usk nõidadesse on Marikal nüüdseks täielikult kadunud. Mina tegin nagu rahu nüüd, kui oli 5 aastat sai mööda. Siis ma nagu tundsin, et nüüd on see aeg, kui ma pean nagu minna laskma, et mitte, et ma ei oleks loobunud, aga lihtsalt, et kui ma veel siin üritasin advokaate endale leida ja alustada, et politsei alustaks seda kõike otsast peale ja et ma lähen ja nõuan uut uurijat ja ma ise ka vaatasin, et sellega ma teen siis halba oma vanemale tütrele Margotile, kus Marta ei saa minu tähelepanu nii palju, et kui ma ainult jooksen nagu. Ja siis 5 aastat mööda sai, siis ma nagu mõtlesin, et nüüd ma nagu selles suhtes ma ei loobu kunagi otsimast absoluutselt mitte, aga lihtsalt, et ma ei hakka seda üles uuesti soojendama, et hakkan siin mööda uurijaid ja politseid jooksma ja et nagu näha on, siis nendest ei ole kasu. Selles loos ei ole tänaseni selgust ja varasemat rahu tooks tagasi vaid Markuse saatuse teada saamine. Kuid 2 aastat pärast Markuse kadumist sündinud väike õde Marta hoiab värelemas Markuse mälestust ja osa nende peres. Üheskoos käiakse tihti istumas ka koduhoovi paigaldatud Markuse mälestuspingil. Pisike Martagi mõistab selle pingi tähtsust. Marta kogu aeg räägib, et ta tunneb ennast nii puudust, et ta igatseb oma vennat ja et venna on taevas ja siis ta vahepeal lehvitab vennale ja ütleme ausalt, ta on nii Markuse moodi. Ta võis samamoodi süüa 10 kilo jäätist päevas nagu Markus sõi. Tal on samamoodi, kui ta on nagu erutatud, siis tal hakkad silmad pilkuma nagu Markusel pilkusid, et vahepeal täitsa vaatan, et vau, et no suke kuidagi ma ei tea, et ma näegu väga neid hinge ja neid sükse asju nagu ei usu või mul ei ole nagu põhjust uskuda, et aga siis nagu vahepeal küll täitsa mõtled, et see on suke tunne, nagu ta saadetigi meile siia sellisel eesmärgil, et kui Martat ei oleks olnud, siis ma ei kujuta ette, mis siis oleks olnud. Markuse pere on üle elanud tohutult palju ning nende loo saaks lõpuni kirjutada vaid keegi, kes teab, mis päriselt juhtus 24. oktoobril 2015. aastal. Viska keset linna paberileht maha peale Markus ja kõik teavad, kellele seda tuua ja mis määral tuua või ütelda, et kus see nagu koht oleks, kus me nagu peaksime otsima. Võib-olla ta ei ole julgenud siiamaani öelda, nüüd on aeg aeg teinud oma töö. Äkki nüüd keegi nagu, isegi kui see tunduks nii tühine, võib-olla meie jaoks ei ole tühine, võib-olla see lõpuks viib meid kuhugi, et see nagu oleks praegu minu palve, et äkki keegi ikkagi kuskil midagi nägi ja teab ja see lõpuks jõuab meieni ja lõpuks me leiame ja saame vaikselt hakata edasi minema.
selline oli meie esimene südantlõhestav saade. Nädala pärast toon teieni aga Markusega samal 2015. aastal, kuid vaid mõned kuud varem kadunud 2 noore poisi lood, Renel Tooming ja Kristo Kingo. Aitäh, et olite täna meiega ja kohtume juba nädala pärast. Seniks aga hoiame üksteist.